tere, armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise teemal, mida soovivad sinu kaitseinglid sulle praegusel hetkel öelda. Ja kui sa oled huvitatud inglitega sügavamast koostööst, siis lihtsalt sulle eelteadmiseks, et praegu on välja tulemas uus trükis, mille juhatuse sain siin eelmise aasta jooksul ja olen siia kokku kogunud siis 21 erineva ingli energiaga koostöö õpetuse ja sellest ingli päevikust sa saad rohkem infot ja ka sisse piiluda minu kodulehekülje kaudu stellashakti.com. Praegu see raamat on alles trükis, ma panin siia lihtsalt selle kaane teise raamatu ümber, sellepärast ma ei saa siit otse praegu seest näidata, see peaks jõudma novembri lõpus välja, nii et 1. detsembriks jõuab see sinu postiautomaati, kui sa teed eeltellimuse ja hiljem on need saadaval ka raamatupoodides. Aga siis vaatame, mida kaitseinglid sulle tänasel päeval öelda tahavad. Tuletan meelde, et inglid ei ole meist eraldi. Ingli energia on tegelikult meie enda 6. ja kõrgemate dimensioonide olemus ja meil on võimalik selle energiaga teadlikult ühendust võtta. Kaitseinglid saavad täies mahus tulla appi neile, kes neid appi paluvad. Muidu nad saavad ka aidata, aga sellises täies mahus ja täielikus voos ingli energiatega koostöö tegemiseks on meil neid vaja enda ellu kutsuda. Ja kaitseinglid on meil kõikidel olemas, kes on juba kõrgemasse sagedusse jõudnud, nendel on tavaliselt rohkem kaitseingleid. Nii et mida rohkem sa valid ise elada armastusküllasel moel heasoovlikult, heasüdamlikult, seda enam on sul ka abi valgusmaailma poolt. Aga lähemegi siis kohe kaardilugemiste juurde. Leiad kaardilugemise algusajad video alt kirjeldusest. Panen need kaardid praegu kõrvale ja läheme esimese grupi lugemise juurde. Tere, armas grupp number 1. Sulle tuleb kaitseinglitelt sõnum, et tea, et sa oled väga hoitud ja vaatamata sellele, et asjad võib-olla ei ole tundunud sulle, et lähevad nii kiiresti, kui sa tegelikult tahaks, siis vaikselt, salamahti kogu aeg protsess käib. Nii et nii-öelda kulisside taga tegevus käib, kuigi sa seda kõike kohe võib-olla ei näe, kuidas see kõik hakkab täiuslikul moel lahti rulluma, siis tea, et sa oled õiges suunas astunud, otsused tehakse sinu kasuks, kui sul on küsimused siin kas juriidilised või emotsionaalsed teemad ja võimalik, et sind on ees ootamas ka abiellumine, õnnelik suhe, õnnelik partnerlus, sest et sa väärid seda kõike head. Tuleb ka tähekaart, mis räägib väga suurte südamesoovide täitumisest. See, mida sa oled südames ära tundnud, see ongi sinu teekullake, see ongi see, mida elu sulle on tahtnud pakkuda ja see, miks asjad ei ole võib-olla nii kiiresti läinud, kui sa oleksid tahtnud. Sest et tegelikult see, mida sa oled universumilt küsinud, ei ole veel isegi olnud mitte pooltki seda, kui vägevaks ja võimsaks ja imeliseks su elu hakkab muutuma. Et tegelikult on sind ees ootamas veel palju ilusamad ja võimsamad kogemused kui see, millest sa isegi unistada oled osanud. Ja tuleb veel kord kinnitus, et sa oled väga armastatud ja sa oled väga kaitstud. Aga võimalik, et sellel ajaperioodil oleks sul hea kaasas kanda mõnd talismani või kristalli, mis aitab sind hoida. Et meid on ju ka erinevad planetaarsed mõjutused pidevalt saatmas ja võimalik, et kui su elus on selline võib-olla natuke keerulisemate pingeseisudega olukord, siis on hea enda intuitsiooni järgi tunnetada, võid ka muidugi tõesti astroloogiliselt uurida, missugune kristall sind praegu parasjagu toetab. Aga tead, sul on endal väga hea intuitsioon, nii et kas või kui sa lähed kristallipoodi, siis sa ei pea isegi alati küsima teistelt, et mis mulle sobib, vaid et vaata, kuhu sind tõmbab, kuhu su pilk peale jääb, mis sind kutsub. Ja kui sa ei taha osta kristalle füüsilisel kujul, siis sa võid ka tunnetada,
erinevate kristallide energiaid ja me võime kutsuda kristalli energiat ka energeetiliselt enda energia välja või siis paluda, et kallid kaitseinglid, palun saatke mu ellu täpselt need õiged kaitsvad energiad, eluhoiakud, sisemised häälestused, et ma oleksin sellel teekonnal võimalikult suures turvatundes. Ja tea, et see, mida sa elult küsid, elu kuuleb sind. Et kuigi võib-olla elu ei saada sulle SMS-i kohe kinnitusega, et jaa, sinu tellimus on töösse võetud, siis praegu see kaardi lugemine siin on sulle just selliseks kinnituseks ja just selliseks märguandeks, et usalda ennast, et sa oled väga õigel teel. Sa oled algallikaga hakanud rohkem suhtlema läbi enda otsuste, oma palvete, läbi enda taotluste ja see kõik hakkab kandma väga magusaid vilju. Et ole ka rohkem vastuvõtlikku, sest tuleb siin sõnum, et kaitseinglid ja vaimsed teejuhid tahavad sulle saata selget taipamist, mõistmist ja äratundmist ja selleks, et sa saaksid nende voogudega parimal moel ühineda ja need imed ja võimalikkused enda ellu vastu võtta, mida sa võib-olla oled isegi varasemalt pidanud võimatuks, siis on vaja kinnitada endale, ma olen avatud imedele, ma olen avatud lahendustele, ma olen avatud kõigele sellele imelisele, mis mu ellu tulla tahab. Et selline ise otsustamine, ise valimine elada imede ja lahenduste sagedusel ei näita mitte sinu nõrkust või saamatust, vaid see ongi tegelikult küpsuse märk ja selle märk, et sa oled vaimsel tasandil jõudnud sellesse kohta, et sind tõstetakse senisest elukorraldusest ja senistest mustritest hoopis uude teadvuse tasandisse ja sind aitab sellel teekonnal väga hästi see, kui sa tasakaalustad oma elu. Et nii nagu ka õigluse kaart oli number 8, siis tasakaalukaart näitab ka seda, et sa oled suuteline väga hästi ise hoidma ennast tasakaalus, on see siis läbi vaimsete praktikate, läbi mediteerimise, läbi rahunemine ja oma nii-öelda tahtmistest lahti laskmine ei ole ka mitte nõrkuse märk, vaid tegelikult toimub siis meiega energeetiliselt väga sügav protsess, millest ma kunagi räägin oma tulevikuvideodes pikemalt, sest ma olen saanud siin viimaste päevade jooksul väga selge arusaamise, miks seda lahti laskmist ja lõdvestust on tarvis teha. Et sellest ma räägin siis tulevikuvideodes pikemalt, aga täna lihtsalt sulle soovituseks, kuna me ei tee praegu sellist pikka lugemist, et selline lühikene meeldetuletus sulle, siis et õpi seda, mis sul aitab tunda ennast iseendast tugevamana ja kohalolevamana. Et mitte pidevalt joosta oma mõtetes tuleviku ja mineviku vahet. Et on väga hea, me võtame aegu, kus me tunnetame, milline on meie kõrgem potentsiaal, kõrgem tulevik, aga seda peaks tasakaalustama ka sellega, et ma lasen lahti selle tulemuse külge klammerdumisest ja lõdvestun lihtsalt kohalolusse. Need kohalolu praktikad ja teadveloleku praktikad võivad sind praegu väga palju aidata. Sest et kui me hoiame kramplikult kinni millestki, siis me takistame voogu. Ja meie elu võib tunduda, et muutub raskemaks. Aga ettevalmistus uueks eluperioodiks ei pea olema mitte kannatamine, vaid see on usalduse tee. Usaldus aitab sind ka kõige suuremast kõrbekohast läbi. Et selline vaikselt samm-sammult edasi liikumine on praegu see, mida sinu kaitseinglid ütlevad, et sul on vaja teha. See toob sulle väga õnnelikud ja väga positiivsed tulemused ja sul on edu ja viljakus ja ongi edu ja võidutunne on sulle garanteeritud. Et on soovitus, et suhtle rohkem valgusmaailmaga, et see, kui sa enda päevikut täidad või palvetad, ei ole raisatud aeg, vaid see on aeg, kus sa sillutad teed enda uue õnnistuste ja õnne tasandi kogemise jaoks. Nii et selline iseendaga tegelemine võiks olla kindlasti igapäevane elu osa ja ka mõtisklus
ja oma elu vaatlemine, kuidas ma olen toiminud, mis minu elust on mind jäänud pikalt häirima, kui ma vaatan tagasi näiteks eelmisele nädalale või eelmisele kuulajale ja näen, et on pidevalt üks mingisugune teema või üks tunne, mis üles kerkib, mis ei ole lasknud rahulikult hingata, siis tasuks panna rõhk just sellele teemale, et võtta see enda palvetesse, enda taotlustesse, enda loomise praktikatesse esikohale, prioriteediks, selleks, et elu aitab neid, kes iseennast aitavad ja enda aitamise esimene samm on tõe tunnistamine. Niipea, kui me nimetame asju õigete nimedega, me sõnastame oma otsused ja taotlused selgelt. Näiteks, kui ma tean, mida ma ei taha, siis mul on ka väga imeline võime ju ära tunda ja taibata, aga mida ma siis tegelikult soovin. Ja sinu kaitseinglid ütlevad, et sa saad oma väe tagasi, kui sa oled hästi-hästi aus. Iga kord, kui sa tunnistad mingit tunnet, ma tunnen seda tunnet, mina kogen seda tunnet, ma olen selle tunde kogemises, siis sellega sa ei kaota oma väge, ükskõik mis tunne see on mingi raske tunne või on hea tunne, et iga aus tunnistamine toob sulle jõudu ja kui sa hakkad valesti või nii-öelda nagu tegelikkuse vastu rääkima ja nimetad asju valede nimedega, siis sa tunned ennast rohkem väsinuna. Et selle järgi sa saad aru, kuidas oma sisemist tarkust kasutada. Ja kaitseinglid ütlevad sulle, et sa oled väga tark, sul on väga palju teadmisi, et sa tegelikult oskad väga hästi sellest kohast läbi navigeerida ennast ja ka teisi aidata, et väljenda ja kasuta seda tarkust enda toetamisel. Soovitus on sulle, et pööra tähelepanu sellele, et miks sa siin planeedil oled, et kaitseinglid tahavad sulle tuua seda mäletamist ja märkamist ja arusaamist ja sina, kallis grupp number 1, oled ilmselt ka tulnud siia, et inimkonda ja armastust teenida ja pakkuda seda maailmale, milles sa oled väga-väga andekas. Ja sa võid ka vaadata enda elu, mida kaitseinglid ütlevad sulle praegu, et äkki on mingisugused anded, mida sa väga-väga armastad teha, mis sulle väga meeldib, aga sa ei ole neid täismahus kasutama hakanud, aga tegelikult sind ümbritsevatel ja sul ka endal oleks ülimalt hea meel just seda sinu pakutavat kogeda, nii et selline väike inventuur oleks vaja oma elus teha ja su kaitseinglid suunavad sind sinu mõtteid, sinu pilku, sinu arusaamist alati täpselt õiges suunas, nii et suhtle nendega julgelt ja usalda enda intuitsiooni. Sinu unistused täituvad kohe päris kindlasti. Tähekaart on selline väga kindel kinnitus, et jaa, see, mida sa oled soovinud, see on tulemas ja sind aidatakse valgusmaailma ja sinu enda kõrgema olemuse poolt päris kindlasti sellesse kogemusse kuulata, võta vastu ja väljenda. Õnnistused sulle, suur aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, soovin sulle maagilist ja hästi hoitud olemist. Ole õnnistatud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest, olen nii tänulik, et saan neid videosid teiega jagada. Läheme grupi number 2 juurde. Armas grupp number 2, sina võtsid sellise imelise kaardi numbriga 20, mis näitab, et su elus on praegusel hetkel toimumas selline suur muutus, mille sarnast sa oled, mitte samasugust, aga mille sarnast sa oled varasemalt kogenud. See võib olla täielik uude tsüklisse tulek, sa oled seda ka varasemalt teinud, sa oled astunud välja oma senisest toimimisest väga radikaalsel moel ka varem. Ja nüüd ütleb elu, et praegu on sinu elus sarnane olukord, aga see ei pea kindlasti mitte samamoodi olema. Et seekord sa oled uuel tasandil, sa oled uutmoodi nägemusega ja täitsa võimalik, et see uus tsükkel, mis su elus on praegu alanud või algamas, on siis selline väga elus paarisuhte uus tasand, kus edasiliikumine ei ole siis mitte ainult
ise nii-öelda omapäi, vaid sa oled kellegagi koos, kes on sulle saatuse poolt määratud, kellega teil on hingele kokkulepe võib-olla siis ilmselt ka terveks eluks koos olla. Et elu ütleb, et sa oled täiesti vaba sellesse uude tsüklisse liikuma ja see uus algus, mis su ellu on tulnud või on praegusel hetkel tulemas, et sa oled väga õnnelik selles. Et su kaitseinglid näevad, et sa ei pea absoluutselt muretsema, et sul on alati õige inspiratsioon õigel hetkel. Ja see kõik on seepärast, et sa oled enda tõega tulnud väga ilusasti uude kooskõlla ja tõde on see, mis sind kannab edasi tõeliselt suures õitsengus ja väga-väga meeldivas kogemuses. See, kust sa praegu oled tulnud, see mineviku voog on olnud võimalik, et selline rohkem isolatsioonis või omaette olemine ja praegusel hetkel sa justkui lõpetad seda üksi kulgemise tsüklit. Ja see aeg on sulle antud, et sa saaksid hästi enda sisse vaadata ja hästi endaga kooskõlastuda, et see on selline hingetõmbepaus enne sellist intensiivsemat aega ja intensiivsus mitte selle halvas mõttes, vaid intensiivsus selle väga heas mõttes. Aga just selline endaga kooskõlastumine ja enda tõega joondumine on olnud need, mida sul on olnud tarvis teha, selleks, et see uus, kuhu sa liigud, on veelgi kõrgemal moel planeedi Maaga kooskõlas toimimine, nii et võimalik, et sinu tunnetus, sensitiivsus on väga võimsalt kasvanud ja sa oled hakanud läbi nägema nii inimesi, nii olukordi. Võimalik, et on avanenud selgelt nägemine, selgelt tajumine, selgelt tunnetamine ja need kõik on sulle selleks antud, et sa saaksid nüüd väga kiirelt ära tunda, mis on sinu tee ja mis mitte ja teha valikuid palju-palju kergemini, mitte enam nii palju katse-eksituse meetodil, aga sa tunned väga hästi ära, kus kohas elu tahab sind ikka nendesse duaalsuse lugudesse kaasa tõmmata ja sa oskad nüüd väga hästi kaosest tõusta tagasi enda sees olevasse rahusse ja vaikusesse, et isegi kui pealtnäha tundub, et su elu on muutumas kardinaalselt ja on täiesti uued vood, täiesti uued väljakutsed sind ees ootamas, sest et need inimesed, kes su ümber võib-olla sinu selles uues energiatsüklis on, ei ole nii tasakaalus, siis see ongi selle jaoks, et sina tood läbi enda kõrgema tarkuse kõikidesse olukordadesse võiduenergia tagasi. Et sa oled praegu õppinud ise tulema enda sees võidu ja voolamise energiasse ja sa oskad säilitada olukordades rahu ja võimalik, et elu justkui paneb sind proovile, et kas sa ikka oskad rahulik ja tasakaalukas olla ja mitte nende draamalugudega kaasa minna, aga sa tead juba väga hästi, et kui sa mediteerid ja lõdvestud, sulle tulevad õiged vastused, sulle tulevad õiged suunised ja su kaitseinglid kogu aeg saadavad sulle juhatust, kuidas mis tahes olukorras hakkama saada. Nii et sinu tee on tõusta liidriks. Võib-olla sa varasemalt oled tajunud, et sa oled olnud rohkem õpilase rollis või sellises algaja staatuses oled harjunud ennast nägema, et sa veel ei tea või veel ei oska, aga nüüd sa hakkad nägema ja ka teistele tooma seda arusaamist, et need, kus teised võib-olla alles väga palju enda sees võitlevad ja vaevlevad, siis sina juba oskad nendes olukordades hakkama saada ja isegi kui sa varasemalt oled proovinud midagi sarnast, mida sa nüüdki alustad ja see ei ole olnud 100% see, mida sa oled tahtnud tulemusena, aga elu ütleb, et proovi uuesti, sest nüüd sa oled varustatud sellega, mida sul varem ei olnud, need tarkused, need teadmised, need mõistmised, need oskused, need
hingetasandi varandused, mida sa oled kogunud, toovad sulle nüüd väga positiivseid resultaate, nii et kui varasemalt oli võib-olla rohkem siin kalduvus hirmudesse minna või ei olnud seda selget rahus olemise ja lõdvestumise oskust enda sees, siis nüüd on see sul olemas ja see sinu enda oskus ennast rahustada, lõdvestada, toob sulle imelised taipamised, nii et sinust on saamas suurepärane teejuht sinu inglite ja kaitseinglite ja vaimsete teejuhtide abiga. Sa tõused praegu, ma ütleksin, sellisesse uude tsüklisse, kus sinust saab täiesti uue tasandi õpetaja. Sinust saab spirituaalne meister ja võimalik, et sa oled juba varasemalt tajunud endas neid jooni või oled lausa tegutsenud vaimse õpetaja rollis. Aga praegu see, mis sinuga toimub, on see, et sa häälestud kogu oma teadvusega sellesse tasandisse, et kui varasemalt võib-olla oli nii, et mingi osa sinust ikka veel kas kahtles või tundis, et ei ole seda täit enesekindlust, ei ole seda täit rahu või seda täielikkuse tunnet, seda teed käies, siis praegu see uus energiatsükkel ja elutsükkel, mis sul on algamas, toob sinusse absoluutselt täiusliku stabiilsuse enda olemuse äratundmises ja selle siiras väljendamises. Ehk siis sellisest katsetamise perioodist saab nüüd ankurdumine sellesse uude teadvuse tasandisse, mida sa varasemalt oled tajunud ehk sellise võib-olla natuke kõikuvana, siis praegu tänu sellele, et sa oled õppinud lahti laskma tahtmisest saavutada ja see on saanud asenduda universumi usaldusega, see on saanud asenduda oskusega olla klammerdumisvaba. Et sina annad endast parima ja sa usaldad, et universum teeb ülejäänud osa. Et selline võib-olla veidi kaassõltuvuslik, veidi hirmu pärast mingitest kogemustest kinni hoidmine on saanud asenduda praegu vabadusega ja siis sa ilmselt oled juba näinud või taipamas või praegusel hetkel su kaitseinglid igatahes tahavad sulle öelda, et see, et sa julged kõik vabaks anda, siis sa näed, et sellest ei kuku maailm kokku, vaid vastupidi, maailm kannab sind täiesti uuel moel. Ja kui sulle tulevad nüüd meelde sellesse uude protsessi või kogemusse sisenedes need vanad valud, mis on varasemalt su elus olnud, seepärast, et sa varasemalt proovisid, aga asjad ei õnnestunud, siis nüüd on sulle soovitus, et anna andeks, andesta, lihtsalt vabasta, saada tagasi algallikasse kõik see, mida sa oled tundnud või tajunud, et ei ole praegusel hetkel olnud alati kõige sobilikum, kuidas võib-olla sinuga on käitutud, võib-olla kuidas inimesed on sinusse suhtunud, keda sa oled üritanud kas aidata või toetada. Et sinu sees on olemas lõpmatu rahu ja selles rahu hoidmise oskuses astub universum ise need sammud, mida vaja nende teiste inimeste üles äratamiseks teha, mida sa oled oodanud. Võib-olla arvanud, et sina pead kuidagi teisi korda tegema, aga sinu rahus olemine annab universumile võimaluse sind aidata. Nii et sa võid võtta ühe hetke ja hingata endast välja kogu see valu ja raskus, mida sa oled tundnud, et need vanad protsessid on sulle toonud ja siis kohe jätkame. Saada kõik see tagasi maasse. Planeet Maa võtab kõik selle valu tagasi. .
ja kõik see vabanenud energia, mida sa oled tundnud või tajunud, kõik see vabanenud energia saab ümber transformeeritud, ümber häälestatud, ümber kalibreeritud ja see tuleb sulle puhta energiana sinusse tagasi ja tunnetad see, mis sinusse tagasi voolab, on niivõrd puhas ja niivõrd hoidev ja kaitsev ja sul ei ole vaja absoluutselt muretseda. Nii et tunneta enda lõpmatut rahu, tunneta enda lõpmatut hoitust, sest su kaitseinglid ütlevad, et sul ei ole vaja absoluutselt muretseda. Sinu tee ongi rahu tee. Sina oled see, kes õpetab ja aitab inimestel lasta minna olukordadel. Üks moment. Baby, I'm recording a video right now. I will call you back soon, okay? No problem. I was thinking something. Not cancel. I love you. I will call soon. Oh, okay, love you. Väga huvitav, et mu kaksikleek täpselt sellel hetkel tahtis helistada ja ma tunnengi, et meil ei ole vaja muretseda, me oleme hästi hoitud, me oleme hästi kaitstud. See, kui sina võib-olla see ongi vajalik sõnum, et kui sina keskendud oma elumissiooni täitmisele, siis meesenergia, sinu kaksikleek on su kõrval ja ta toetab sind ja ta on sinu jaoks täielikult kohal ja olemas, et seda ma olen jaganud mingites jagamistes ka, aga võib-olla me ei ole sinuga veel nendel teemadel saanud rääkida, kallis kuulaja. Et see oli nii huvitav, kuidas meie kaksikleegi dünaamika oli ka, kui mina tahtsin temaga alguses õudselt koos olla, siis tal oli väga palju muud tegemist, aga niipea, kui ma keskendusin sellele oma hingemissioonile, meie hingemissioonile, siis ta on alati olnud väga-väga kohal, toob mulle teed, toimetab ja loob kõike selleks, et see kõik saaks võimalikult hästi loodud. Ja lihtsalt sulle infoks ka, kui sa veel ei tea, siis on ilmumas selline raamat, praegu see tuleb kohe, kui tuleb trükist välja, Armastuse kutse. Ja siin raamatus on siis 50 palvet, mida ma kirjutasin, aga selle kõige kohta rohkem sa saad minu koduleheküljelt lisaks vaadata ja videosid ka selle kohta vaadata. Mu kodukal on lingid ka selle teema kohta. Et ma praegu lihtsalt ajaliselt ei jõua sellest praegu siin pikemalt rääkida, aga tea seda, et igast suhte probleemi rägastikust on võimalik tulla välja ja väga edukalt edasi liikuda. Et ei ole kohti, mis sinu jaoks, kallis grupp number 2, jääks lahenduseta. Läbi rahu tulevad kõik lahendused sinuni ja nii see on. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, aitäh kallid vipid teile toetuse eest, olge õnnistatud. Ja läheme 3. grupi lugemise juurde. Tere armas grupp number 3. Sulle tuleb kaart numbriga 29 ja sõnum on väga maagiline. Maali oma elu maagiaga, sa ei pea kõike kogu aeg ette teadma. Küsime, mida kaitseinglid sellega tahavad öelda? Et kaitseinglite sõnum on järgmine, et ole kannatlik, et kui sa oled mingid protsessid enda elus liikuma pannud ja kõik ei ole kohe nii hakanud toimima, nagu sa olid mõelnud, et nüüd võiks minna nii ja nii ja nii ja väga kiiresti,
siis see hingetõmbepaus, mis sulle vahepeal on antud, ei tähenda takerdumist, vaid seda, et sa vaataksid tänuga tagasi ja et sa vaataksid oma edusammusid, mille üle sa oled hästi tänulik, et on vaja rohkem tänulikkuse energiat investeerida oma unistuste täitumisse. Ja üks protsess, mis väga hästi kiirendab kõiki manifesteerimisi ja loomisi, ongi see, et me vahepeal teeme ka hingetõmbepause ja tuletame meelde, et kõik kogemused tulevad algallikast ja meie ülesanne ei ole siis algallika energiat kasutada, et see on nagu selline hea tädi, kes annab palju kommi, vaid see on selleks, et me tunneksime ära, kes või mis see Jumala olemus, algallika olemus tegelikult on. Nii et vaadata tagasi oma edule, vaadata tänuga, aitäh, kallis algallikas, et sa oled mulle toonud need inspiratsioonid ja juhatused, tänu millele ka varasemalt on asjad väga hästi liikunud, siis see annab sulle julgustust ja sellist sisemist voogu, et veelgi julgemalt edasi minna. Et takerdumise kohad inimmeele jaoks võivad tihtipeale tunduda, et äkki on midagi valesti, äkki on midagi halvasti, aga tegelikult elu näeb, millal meil on vaja ka nii-öelda välja hingata, et hingame sisse ja välja ja lõdvestume, et neid lõdvestuse kohti tihti inimesed arvavad, et ma ei saa aru, ennem oli kõik nii ilus voog, nüüd on kuhu see voog on kadunud, siis selle asemel, et nendes kohtades paanikasse minna, on väga hea soovitus kaitseinglitelt. Tegele oma keha eest hoolitsusega, tee trenni, söö, puhka, sest et meie keha samuti ju pidevalt on muutumises ja see, kui me liigume oma protsessides väga kiiresti edasi, teeme väga suuri vaimseid edasihüppeid või ka mis iganes tööalased suured projektid, siis meil on vaja, et me vahepeal pööraksime ka rohkem tähelepanu iseendale ja oma kehale. Ja keha eest hoolitsus on vajalik, et meie hing, meie valgus, keha saaks paremini voolata läbi olemuse. Nii et kaitseinglite sõnum on sulle selline. Tere, armas! Sinu esiemade ja esiisade tarkus on sinu DNA kaudu sulle kättesaadav. Mediteeri ja palu oma juurte väge. Sa väärid tõelist armastust, edu ja head enesetunnet. Et just nimelt see kehasse tulemine, keha tasandiga parem kontakt, mitte ainult siis, et ma lähen jooksma ja siis pärast koristan, vaid see, et ma käin jooksmas ja pärast lõdvestan ennast, et ma tunnen ennast oma kehas taas stabiilselt, rahulikult ja meeldivalt. Et siin on selline huvitav tasakaalutants, mida ma tunnen, et kaitseinglid ütlevad sulle, et selleks, et täita oma kõrgemat potentsiaali, on tarvis, et me oskaksime hoida tasakaalu oma eri tasandite vahel. Keha, meel ja hing. Jällegi tuleb juurkeskuse soovitus ka Ganeshalt. Maanda, rahune, õnnista, laula, tantsi, tee midagi sellist, et sul on enda kehas hästi hea olla. Mõnele inimesele sobib ka näiteks väga hästi saunas käimine, vihtlemine, et sa tunned, et sa oled hästi enda sees, enda tähelepanuga iseendal ja enda tunnetel, enda tunnetustel, et ei ole pidevalt ainult mõistusega edasi liikumine ja siis tulevad need ülemõtlemised ja hirmud ja kõik sellised asjad, et kui sa näed, et sa hakkad seda rada minema, on vaja õppida tagasi tulema tunnetuse juurde. Nii, ma teen seda, mida ma naudin, ma maandan ennast oma kehasse. Ja seda õpetust järgides ja ennast maandades hakkavad sulle avanema uued võimalikkused.
ja neid uusi uksi ei tehtagi sul enne lahti, kui sa ei oska vanades kogemustes ennast suuremasse tasakaalu tuua, nii et selline huvitav nagu preemia, ütleme, et elu premeerib sind, kui sa oled eelmise tasandi oskused selgeks saanud. Et siin sa ei saa nagu jonnimise või jalgade trampimisega edasi, et siin on vaja õppida alistuma algallika kõrgemale tahtele ja võimalik, et ka sinu üks selline oluliseks õppetunni kohaks on see, et ma loon oma taotlused, ma loon oma soovid, kuhu ajaliinile ma soovin ennast häälestada, aga siis ma annan ka selle kõik vabaks, ma lõdvestun ja usaldan. Et kui ma olen midagi südamest soovinud, siis see ongi südamesoov olnud mulle tuua ja ma ei pea pidevalt seda mõtlema, kuidas ma sinna saan ja nagu sellise kontrolli ja pideva suunamise abil ennast juhatama, vaid ma võin ka vahepeal täiesti muude asjadega tegeleda ja logeleda, laiselda ja mõnuleda ja lihtsalt, ma ei tea, vaatan filme või joonistan või teen midagi täiesti sellist, mida mulle lihtsalt meeldib kogeda. Et endale suureks üllatuseks, mis mina olen avastanud viimastel päevadel, et kuna siin Eestis on ka natuke selline muutlik ilm olnud, siis ma avastasin, et mu mõte läheb järjest rohkem nagu sagimise energiasse, selline seda mõtet mõtlen, toda mõtet mõtlen, et selline hästi suur jaheda energia, vata energia toob sellise ülemõtlemise väga kergesti. Ja mida ma avastasin endale suureks üllatuseks, et ma väga armastan mandalaid värvida. Et seesama inglipäevik ka, mida ma alguses mainisin, siia ma olen 21 päeva juurde pannud ka mandalad ja ma varasemalt olen armastanud niimoodi natuke teha, aga nüüd kui ma olen iga päev seda päevikut ise täitnud, see on mul siin lehtedena praegu olnud välja prinditud, sest raamat tuleb alles trükist, aga siis detsembri alguses on see ka sinu postiautomaadis, kui sa tahad, siis ma avastasin, et ma täielikult naudin seda mandalate värvimist, et see on minu jaoks ka väga meeldivaks üllatuseks olnud, nii et aitäh inglid, et te olete suunanud seda inglipäevikut looma ja ma olen saanud ka sellel teekonnal ise väga palju meeldivaid üllatusi, sest et ma ei hakka sellest pikalt rääkima, aga ühesõnaga kõik see inglite enda kõrgema mina osistega tuttavaks saamine on minu jaoks olnud ka väga-väga-väga avardav. Ja võib-olla kunagi räägin enda kogemustest pikemalt. Aga praegu siis, kallis, on sul kutse tulla üle dramatiseerimise energiast rahulikku ja kainesse olekusse, kus sa ei lähe draamadesse, ei lähe negatiivsetesse mõtetesse, vaid sa oskad valitseda oma mõtteid, et sa pöörad tähelepanu sellele, mis on sinu sees positiivsed mõtted ja head ideed ja igasugune draamatunnetega kaasa liikumine, kas sa aitad ennast läbi teraapiate või küsid oma kaitseinglitelt juhatust, kuidas sellest draamateadvusest välja tulla, sest sinu tee on usalduse tee. Ja usalduse tee ütleb seda, et see, mida sa südames soovid, see tulebki su ellu, selleks ei ole vaja mitte punnitada ja pingutada, vaid keskenduda enda südamele ja enda südameväe endasse tagasi korjamisele. Et keskendudes rohkem endale, kui sa oled siin kaksikleegi teekonnal, siis päris kindlasti hakkab kaksikleeg rohkem sulle keskenduma. Keskendu soovitud tulemusele, mitte sellele, mis võib kõik halvasti minna, vaid sellele, mis kõik võib hästi minna, sest et see, kui sa ei näe asju ette, on sageli märguandeks selle kohta, et elu tahab sind meeldivalt üllatada. Siin võib olla üks selline tunne, mida ei ole tahtnud nagu lõpuni läbi tunda või endas armastusega vastu võtta, on süütunne. Võib-olla sa oled tundnud ennast mingil tasandil kas süüdistavana kellegi suhtes või iseennast süüdistanud, ükskõik kelle suunas me süütunnet suuname, kas enda või teiste suunas, on olnud plokiks selle ees, et me näeksime oma praegust eluvõimalikkust ja praegune potentsiaal on väga õnnelik ja väga rõõmus ja väga avarduv ja väga magus elu. Nii et sinu tee on tulla
sellesse kohta, et sa annad kõik selle vana vabaks, kui neid süülulugusid veel on. Et see aitab sul, see neutraalsusesse tulek aitab sul avada sinu selgelt nägemise ja sinu kaitseinglid aitavad sind selles. Nii et sa võid paluda, et kallid kaitseinglid, palun aidake minust puhastada kõik võõrad energiat, kõik süüdistamise energiat, ükskõik kelle poolt minu suunas saadetud või kui ma ise olen saatnud kellegi suunas, et kõik need süüahelad minu energiaväljast täielikult välja ja selline enda puhastamine esiteks avab sulle veel rohkem ühenduse sinu kõrgema olemusega, sest pöördudes mõttes oma kaitseinglite poole, sa tegelikult saad kontakti iseenda kõrgema olemusega ja selline iseenda kõrgema olemusega, mida me nimetame kaitseinglitega suhtlemiseks, kingib sulle väga palju tugevamad usalduse juured, sest läbi praktika sa hakkad nägema, kuidas see kõik toimib väga hästi. Nii et sõnum sulle on siis järgmine, maanda ennast sellesse, mis sind toidab ja täidab ja toob sulle meeldiva, tugeva, stabiilse vundamendi tunde, et sinu elu on loodud olema ankurduununa sinu südamesse, see, mis sinu keskmes on, ankurdu endasse ja kõik, mida sa soovid, sa näed, et see tuleb kerguse, lihtsuse ja voolamisega ja kõikides eluvaldkondades tuleb voolamine. Nii et on aeg teha optimistlikke plaane, sest need lähevad täide. Sinu positiivsed otsused hakkavad tooma sulle positiivseid tulemusi ja sind on ees ootamas imelised uued algused. Sa leiad oma eesmärgi. Sa oskad vaadata kaastundlikult oma minevikule ja kui sa tunned, et no ei ole seda õiget minekut, siis kutsu ingleid appi, tule täida inglipäevikut, õpi enda kõrgema mina osistega toimima, sest et sinu jaoks on õnnelik elu ja harmooniline elu garanteeritud, sest sa lood selle harmoonia kõigepealt iseenda sees. Sinu sisemine mees ja naisenergia on harmoonias ja tasakaalus ja see hakkab peegelduma sulle ka välises maailmas. Nii et ära anna alla nende suhtes, keda sa armastad, sest see, mida sa oled oma südames ära tundnud, et on sinu tee, ongi sinu saatuse võimalikkus. Häälesta ennast sellele ajaliinile. Lase nendest ajaliinidest lahti, kus oli teisiti. Lihtsalt anna need tagasi algallikasse, ei ole vaja nendega lõpmatult tegeleda, lihtsalt anna vabaks. Ja kui sa muidugi tunned, et sul on füüsiliselt kehas raske tunda ennast harmoonias ja õnnelikuna, siis on väga palju väga imelisi teraapiaid, mis võivad aidata. On see rännakuteraapia, konstellatsioon, väga hea on ka süvakudede massaaž muuseas. Liblikmassaaž, lomi-massaaž, reiki, teemanttervendus, neid meetodeid on väga-väga palju, vabastav hingamine. Tee seda, mis aitab sul enda kehas paremini tunda. Sinu keha ja enesetunde esikohale panemine käivitab need protsessid, mida sa oled võib-olla tahtnud rohkem mõistusega lahendada, aga just see hea tunde toomine toob sulle tegelikult selle õige vibratsiooni, et sa oled magnetiks sellele, mida sa päriselt soovid. Sellised sõnumid sulle kaitseinglitel, suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kallid inglid teile, mul oli nii rõõm neid sõnumeid tuua ja soovin teile kõikidele maagilist voogu, edu, küllust, rõõmu, armastust ja enda kehas paremat enesetunnet. Olge õnnistatud ja aitäh kallid vipid teile toetuse eest. Kohtumiseni järgmistel armastusküllastel kordadel. Olge õnnistatud.